Täna on siis minu kord jutlustada üle üsna pika aja. Ja see jutlus ei ole otseselt nelipüha jutlus, aga see sobitub sellega ikkagi päris hästi. Valmistasin selle ette ja siis kuulasin järele ka Külvi eelmise nädala jutluse, mida ma siis otse ei kuulanud, kuna ma siin askeldasin ka õues selle kohvikuga. Ja see läheb päris hästi kokku sellega ka, et see ei ole küll päris otseselt see apologeetika teema, aga üks juhtkirjakoht, mille ta alguses luges, oli see, et mis on suurim käsk, Mattuse 22:37. Jeesus vastas talle, armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Ja Paulus ütleb midagi sarnast roomlastele 12:11, teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Nii et see on siis see tänane justkui üks juhtkirjakoht ja see ei ole minu poolt kellegi suhtes kuidagi ülevalt alla, vaid see on kõnetanud mind ennast ka ja kõnetab mind ka, nii et vahepeal, kui ma ütlen ka midagi otse sulle sinu vormis, siis tegelikult ma räägin seda endale samamoodi. Ja mingis mõttes lõpuks see, mida me vajame, ongi see Jumala üleloomulik puudutus, et seda kätte saada, tegelikult seda me juba praegu tegime. Nii et siis nüüd vaatame, mis siis Jumal tahab teha, et võib-olla mingisugusel teisel tasandil seda sama sõnumit teile anda, mis te tegelikult olete äkki juba kätte saanud täna. Nii et siis see on meeldetuletus täna, et me vaataksime üle, kuidas meil selle tulisuse ja innukusega läheb. Et kui tuline on sinu vaim ja kui tüdimatu on sinu innukus. On see ära tüdinud see innukus juba või on see tüdimatu innukus? Oled sa tuline või oled sa leigeks jäänud? Üks mees, kelle mõtteid ma täna natuke ka siia toon, on Jonathan Edwards, kes oli 18. sajandi üks Ameerika tuntud teoloog ja jutlustaja. Ja ta on kõige rohkem tuntud siis sellise teema poolest nagu religious affections. Ja see sõna affection on siis midagi, mida on raske tõlkida eesti keelde selliselt, nagu tema seda mõtles. Et see affections võiks olla nagu kiindumus, aga tema mõtleb selle all midagi väga sellist sügavat, mingit sisemist jõudu või kirge või tungi, mis aktiveerib meie tahte ja paneb meid tegutsema. Ta ütleb, et inimese loomus on olla mitteaktiivne, kuni seda siis mõjutab mingisugune affection ehk siis sisemine tung. Et see võib olla negatiivne, see võib olla ahnus, ambitsioon, iha, vihkamine, see võib olla positiivne armastus, lootus, pühadus, tänu. Aga et miski peab ärgitama meis midagi seda sügavat, seda liikuma panevat jõuda, mis haarab kaasa meie tahte ja siis me hakkame liikuma, kas siis mingis halvas suunas või siis mingisuguses heas suunas. Ja ta toob sellise näite, et võib juhtuda, et tuhanded inimesed kuulavad evangeeliumi, nad kuulavad suuri tõdesid Jumala kohta, nende enda elu kohta, aga mitte midagi ei juhtu, sellepärast et see ei kõneta neid sellisel sügaval tasandil, mis paneks neid liikuma. Et ütleb, et kui see sügav, see affection seal meie sügaval südames ei saa nakatatud, kui meie süda ei saa sellisel viisil nakatatud, siis mitte keegi ei otsi päästet, keegi ei paranda meelt, keegi ei maadle Jumalaga, keegi ei otsi tarkust, ei palveta põlvitades. Mingisugusest ülistusest, mingist jutlusest, mingist tunnistusest pole midagi kasu, kui see ei jõua sinna meie sügavale sisse. Üks kirjakoht, mida siin vist ülestõusmispühade ajal Veiko ka luges, on siis Luuka evangeeliumi lõpust, kus Jeesus pärast oma ülestõusmist kõndis koos paari jüngriga Emmause teel, seletas neile pühakirja Vanast testamendist alates, mis tema kohta käis ja siis nende kommentaar hiljem sellele olukorrale tagasi vaadates oli see, et eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Et siin on see näha, kuidas see jõudis sinna sisse, nende tahe haaratakse kaasa, neil tekib motivatsioon, neil tekib särasilmi, nad on valmis pingutama, valmis tegutsema, võtma vastutust ja mitte lihtsalt asjadel laskma kulgeda nii, nagu läheb. Üks Edwardsi lause veel. See usuelu, mida Jumal meilt ootab, ei koosne nõrkadest, tuimadest ja elututest tahaksitest või oleksitest, mis meid vaevu ükskõiksusest kõrgemale tõstavad. Et selline, et äkki võiks, äkki saaks, oleks, võiks, tuleks, ei tea. Et see ei ole see, mida Jumal meid ootab. Jumal tahab, et meie süda oleks tugevalt ja sügavalt kaasa haaratud kõiges, mida me usuelus teeme. Mõtlen näiteks abielule. Abielus võiks see ka samamoodi olla. Et ükskõik kui kaua keegi on olnud suhtes abielus, siis seal võiks olla see sära, seal võiks olla see kirg, seal võiks olla see
kogu tahe, kogu tunne, kogu emotsioon, kõik see võiks seal olla olemas. Kui see jääb lihtsalt leigeks ja niimoodi, et organiseerime asjad ära ja kõik nagu justkui toimib, aga seal ei ole seda sära, siis see ei ole ju parim, mis võiks olla. Siis see on lihtsalt igav, see on leige, see on mõttetu. Nii et see on miski, mida tuleb oluliseks pidada ja kui me märkame, et see on kuidagi ära vajunud, siis seda tuleb taas üles sütitada ja samamoodi ka siis suhtes Jumalaga. Kui see suhe Jumalaga ei paku meile, see ei haara meid kaasa nagu tervikuna, meie emotsioone, meie tahet, kui see ei inspireeri meid kuidagi, siis see ei ole õige asi. Et see peab olema midagi sellist, mis paneb silma särama. Raske on uusi sõnu leida, aga proovin erinevast küljest seda sama mõtet teile öelda. Et me võime mõelda, et millist mõju me enda ümber niimoodi avaldame, kui meie tahe ei ole kaasa haaratud Jumala asjades, kui meil ei ole seda sära, kui me läheme Jumala ette piiblit lugedes või palvetades või kui tuleme kogudusse või kui me oleme kodugrupis või kui me teenime kaasa mingis projektis, siis see, millisena me seda teeme, see kandub edasi. Et me loome seda kultuuri siin koguduses, me loome seda oma peres, et mul on 3 last ja 4 tegelikult on tulekul ka. Ja ma mõtlen selle peale palju perekonnas ka, et mul ei õnnestu ilmselt oma lapsi nagu ära petta, kui ma tahaksin kasvatada neist sellised inimesed, kes põlevad Jumalale ja kes teenivad oma andidega täiega, siis ma ei saa seda teha nii, et ma ise selle sees nagu ei ela, et see peab tulema sükestes igapäevastes hetkedes kuskil välja, et kus on meie prioriteedid ja mis on meie jaoks kõige tähtsam. Ja kui keegi on innukas, siis see paistab välja. Ja kui keegi ei ole innukas, siis see paistab ka välja. Ma kunagi lugesin ühest meeskonnatöö raamatust ühte sellist katset. Ma olen vist isegi kunagi ammu siin sellest ka rääkinud, aga see oli siis selline katse, kus oli palju erinevaid meeskondi, nad kõik pandi siis mingit eesmärki saavutama ja siis olid teatud näitlejad, kes nii-öelda läksid sinna meeskondadesse sisse ja kes pidid siis seda meeskonnatööd segama. Ühe roll oli olla selline ebaviisakas ja segada vahele ja kuidagi niimoodi selline ebameeldiv inimene seal olla, siis kellegi ülesanne oli olla selline hästi igav ja tuim ja kes seal haigutas ja vaatas aknast välja ja mõtles, et küll on nagu mõttetu. Või siis üks oli selline see suhtumisega, et kes mõtles, et käib küll, et pole vaja siin palju pingutada, et sobib sellisena nagu on, et las olla. Ja et iga selline nii-öelda roll, mida siis keegi seal mängis, ta väljendas seda sükeste väikeste kehakeelega või pilguga või hääletooniga või selliste väikeste asjadega, aga see paratamatult nagu haaras kaasa. Selle raamatu mõte oli see, et üks tiim oli siis selline, kus seda ei õnnestunud teha ja siis ta rääkis, kuidas see tiimiliige siis suudis kuidagi blokeerida neid selliseid negatiivseid mõjutajaid. Aga see mõte on meile nagu see, et see, millisena me tuleme kogudusse, oma perekonda, oma tööle, see kõik alateadlikult kandub edasi teistele ja me loome sellega mingisugust kultuuri ja kui Jumala nagu nõudmine standard on meile, et me oleksime tulised vaimult ja tüdimatu innukusega, et siis võime täna üle vaadata, kuidas me seda välja kanname ja see ei ole miski, mida me siis peaksime kuidagi ära näitlema, ära tegema, vaid see võiks tulla loomulikult ilma mõtlemata meie seest. Ja kõigil on erinev roll ja erinevad annid, aga kõik võiksid olla innukad selles, millesse nad on kutsutud. Nii et senise jutu point on siis see, et meie usulu peaks olema elav, see peaks haarama kaasa meie tunded ja meie tahte ja see peaks olema miski, mis pakub meile enam kui mingid hobid või meelelahutus või hoopis mõni salajane patt. Et ma usun, et kui me just ei ole sellised nagu täiesti tuimad masenduses inimesed, siis meie elus kindlasti on neid asju, mis motiveerivad meid, mis panevad nagu käima. Ja me võimegi mõelda, et kas need on Jumala asjad, mis kõige rohkem tõmbavad meid või on see midagi muud. Nüüd järgmine teema, et kui meil seda tulisust ja innukust ei ole, siis on selle asemel leigus näiteks. Ja üks tuntud kirjakoht, mis ilmselt tuleb esimesena meelde, kui kuulda seda sõna leigus, on siis Ilmutuse raamatust 3. peatükk 14-21. Ma loen selle ette ka. Ja Laodikeia koguduse inglile kirjuta, nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loomise algus.
Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh, oleksid sa ometi külm või kuum, aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt. Näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. Ma natuke uurisin siis selle kirjakoha tausta. Seal räägitakse siis Laodikeia kogudusest. Ja see Laodikeia oli siis üks linn, jõukas linn, oluline kaubanduskeskus, kommunikatsiooni- ja reisikeskus, meditsiini- ja tekstiilitööstuse asukoht. Ja selle linna iseloomustuseks ma leidsin, et seal toimus siis 60. aastal üks maavärin ja neile pakuti sellist keisri abi, sotsiaalabi või midagi, aga nad ei võtnud seda vastu, sest nad ütlesid, et me saame ise hakkama. Et neil oli niisugune oma uhkus ja nad olid sellised, kellel endal piisas sellest, mis neil on. Siis oluline on veel selle juures see, et nendest põhja pool asus üks teine linn, Hierapolis, ja see oli tuntud oma raviasutuste poolest. Linna sees ja selle äärealadel paiknesid kuumaveeallikad, mida hinnati väga nende tervendavate omaduste tõttu. Et seal rääkis, et ole külm või ole kuum, aga mitte leige. Nii et ühel pool oli linn, kus olid kuumaveeallikad, mida siis hinnati tervendavate omaduste poolest. Lisaks oli lähedal ka Kolossa linn ja neid ümbritses siis palju külmi ojasid. Et üldiselt oli see piirkond suure osa aastast kuum ja kuiv, nii et külma veega ojad olid ka suur väärtus. Aga see Laodikeia, nendeni see vesi juhiti siis torude, veejuhtmete kaudu ja selleks ajaks, kui see sinna jõudis, oli see leige. Nii et selle kirjakoha kontekst on siis tegelikult see, et soe vesi või see kuum vesi on nagu ravivate omadustega, see on hea, ja külm vesi on värskendav ja see on hea, aga leige vesi ei ole kummakski otstarbeks ja see on kasutu. Ehk siis mõnikord ma olen kuulnud, et seda kirja kohta räägitakse, et ole kuum, ole nagu Jumala suhtes tuline või ole külm, ole Jumalast hästi kaugel, aga ära ole siuke leige. Et tegelikult see võib ka tõsi olla, aga selle kirjakoha taust pigem on see, et kuum on hea ja külm on ka hea, aga leige on halb. Et see, ma mingisugust suuremat tõlgendust ei oska siin välja tuua, et mismoodi täpselt siis olla külm ja kosutav või mismoodi siis kuum ja tervendav või nii, et aga point on see, et sul võiks olla hea mõju, mitte leige. Nii et nad olid siis väliselt edukas ja uhke kogudus, aga tegelikult nad olid siis võib-olla mõjutatud rohkem endast ümbritseva kultuuri poolt kui Kristuse poolt. Nad nägid, et neil on endal kõik olemas ja nad ei näinud vajadust Kristuse järele. Et olen ise piisav ja saan ise hakkama. Nii et siin võib olla üks koht, kui sa tunned, et sa oled leige, siis kas see võib olla ka sellest, et sa näed, et sa saad tegelikult ise hakkama, et sul ei ole Jumalat vaja. Jah, Marko kunagi, kes meil siin koguduses praegu enam ei käi, aga tema mäletan, et ta rääkis mingist oma sõbrast, kellega oli vist Jumalasse uskumine jutuks tulnud ja siis see sõber oli öelnud, et jah, ma ka kunagi olin nagu selles kohas, kus ma nagu vajasin Jumalat, aga õnneks enam ei ole vaja. Et paljud inimesed ilmselt mõtlevad nii, et Jumal on nagu siis vajalik, kui sa kuidagi muud moodi ei saa oma eluga hakkama, aga et kui sa ise nagu kontrollid enam-vähem kõik on nagu olemas, et siis milleks seda Jumalat vaja. Et see oli ka see, kuidas nende kogudus mõtles ja sellest tuli siis leigus Jumala suhtes. Aga mis veel võib panna meid seda innukust või tulisust kaotama? Ma arvan, et neid põhjuseid võib olla palju, ma lihtsalt niimoodi, mis mul järsku pähe tuli, mõned panin kirja, neid võib olla kindlasti veel. See võib olla kurnatus või läbipõlemine või mingi selline masendus, et kui valgust on vähe, siis värvid kaovad. Ma ühel hetkel, kui ma aias olin, siis mõtlesin sellele, et tegelikult oli veel üpriski valge, päike hakkas juba loojuma ja siis ma mingil hetkel märkasin, et niimoodi vastu seda heledat taevast vaadates neid puid, mis mul seal männipuid, mis aias on, et seal ei olnud enam mitte mingit värvi näha, kõik oli täiesti lihtsalt must.
Et see võib olla ka samamoodi, sel hetkel tuligi see paralleel kuidagi, et kui seda Jumala valgust jääb meie elus vähemaks, siis kõik muud asjad kaotavad ka tegelikult värvi ja kõik lõpuks tundubki lihtsalt ühtlaselt hall ja mõttetu. Ja sellest võib tulla see leigus. See võib olla ka üksildus. Koguduses, ma usun, et alguses, kes saab kristlaseks, kes kogeb Jumalat, siis ta võib olla alati, reeglina ollaksegi väga innukad, aga lõpuks võib juhtuda, et ei leita päris oma kohta koguduses või jäädakse kuidagi üksinda ja siis kaob see tuhin ja kaob see innukus ja see on, ma arvan, paljudes kogudustes väljakutse ja meil ilmselt ka, et siin on ka koht, kus me igaüks saame mõelda, et kuidas mitte ise jääda üksinda ja kuidas aidata sellele kaasa, et teised meie ümber ei jääks üksinda. Et eriti see meie koguduse formaat nii-öelda on siis see, et meil on iga pühapäev siin teenistus, siin on lavalt toimuvad mingid asjad ja siis on inimesed, kes siin kuulavad, et võib-olla pärast on kohviosaduses võimalik küll jagada, aga kui kõigil ei ole seda kodugruppi, kus sa saad päriselt inimestega elusid jagada, siis võib olla selline tunne, et käid küll koguduses, aga tegelikult oled ikkagi üksi. Et kui sa niimoodi tunned, siis see ei ole ilmselt ainuke ja see on selline päris probleem, mis võib olla koguduses ja mida ei tohiks nagu lihtsalt ära unustada, vaid mõtle, kas sa saad ise midagi teha, et see nii ei oleks. Võib olla ka see, et me oleme liiga kaasas meelelahutuse või uudiste või sotsiaalmeedia või millegagi me täidame ennast millegagi, mis annab meile muud impulssi, mitte seda, mida Jumal tahaks meile anda. Et millalgi ma nägin sellist naljapilti nii-öelda sellest, kus noor mees istub diivanil, telefonis scrollib, Netflix käib taustal ja mõtleb, et kuidas küll Jumal minuga üldse ei kõnele, et ma ei tunne üldse lähedust Jumalaga. Et see on niisugune tänapäeva põlvkonna selline hea pilt sellest. Et kui me päriselt igatseme, et Jumal oleks see, kust me saame seda elutahet, seda sära, siis see peab olema prioriteet mingil hetkel meie päevas ja see peab olema olulisem kui kõik see, mis tuleb väga kergesti meile kõige muu kaudu. Nagu tähendamissõna külvajast, et osa seemet kukkus ohakate sekka, aga selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus ja mitmesugused muud himud lämmatavad selle ja see jääb viljatuks. Nii et jah, et meie ma ei tea, kas see on noortel kristlastel üldse teema, millest ma täna räägin, aga ma arvan, et need, kes on kauem olnud kristlased, need on ilmselt kogenud küll sellist natuke üles-alla liikumist elu jooksul, nii nagu me näeme Vanas Testamendis ka Iisraeli rahvas, kuidas nad vahepeal kisendasid Jumala poole, olid täiesti pühendunud, siis Jumal tegi mingisuguse ime, tõmbas nad välja, siis nad jälle jäid mugavaks, jälle vajusid ära ja siis jälle üles-alla. Et jah, kui me märkame, et me oleme parasjagu kuskil all, siis tänane võib olla lihtsalt selline meeldetuletus, et me ei tahaks siin olla ja küsida, et kuidas saab siit jälle üles. See, mis võib veel sellist leigust põhjustada, on see, et meil on vale minapilt. Et kui me ise ei julge midagi teha või usume, et me ei saa hakkama või niikuinii ei tule välja, meil on kindel veendumus või suur hirm, et me ei saa hakkama, siis on väga raske ka olla innukas. Et innukus käib ikkagi koos sellise paraja annuse peale hakkamise ja enesekindlusega. Veel üks nurk, kust seda teemat võiks vaadata, oleks siis see, et milles see tulisus väljendub. Et kui mina mõtlen tulise innuka kristlase peale, siis kõigepealt tuleb võib-olla ette selline karismaatiline isiksus või emotsionaalne selline kõneviis või suured tunnistused, kuidas on evangeeliumi jaganud, kuidas Jumala vaim on tegutsenud või kuidas imed on sündinud, inimesed on terveks saanud, kuidas prohvetlik sõna on tulnud ja sellised suured ja imelised asjad. Ja see on kindlasti üks osa sellest, see on võib-olla see osa, mis kõige rohkem nagu välja paistab, aga ma arvan, et see ei ole ka ainuke viis, kuidas tulisus ja innukus võiks väljenduda. Ma usun, et kui me mõtleme, siis te teate täiesti erinevate andidega inimesi. See võib olla hoopis mingi majandusalane and, mingisugune raamatupidamine, võib-olla mingisuguse asja korraldamine, võib-olla poliitika, võib-olla sport. See võib olla selline, et ta ei ole üldse selline karismaatilist tüüpi inimene, aga kui tema suhe Jumalaga on elav ja ta on julge välja astuma selles, mis talle on antud, siis sageli me näeme, kuidas see kannab väga palju head vilja. Ja lõpuks ilma selleta ei saagi, et igas valdkonnas, igas erinevas liinis oleks selliseid inimesi, kes on innukad seal, kus nad on.
mul tuleb küll mitmeid näiteid pähe konkreetsetest inimestest, kes on väga erineva justkui vaimulaadiga, aga ma saaks öelda, et jah, nad on ikkagi, mulle tundub, et nad on väga hästi Jumala poolt kasutatud selles, kus nad parasjagu on. Ja millest see tulisus veel võib väljenduda, on see, et me paneme rohkem tähele, mida Jumal meile tahab öelda. Et kui on leigus, siis on ka võib-olla nii, et see piibel ei kõneta, jutlused nagu ei kõneta, kõik läheb kuidagi nagu üle pea, ei jõua kuidagi kohale või on juba, et ma juba tean või ma juba olen kuulnud või midagi nagu uut ei ole. Aga kui on tagasi hakanud tulema see innukus või see tulisus, siis tundub, et Jumal saab kõnetada väga erinevate olukordade kaudu. Väike mingisugune hetk, tavalises igapäevaelus tuleb mingisugune kõnetus või paralleel. Mul sageli jutluste ajal juhtub nii, et jutlustaja räägib mingit oma juttu, aga mulle hakkab Jumal rääkima mingit oma juttu ja siis ma hakkan seda kirja panema, et ma üldse ei eelda, et te peate mind alati kuulama, kui ma siin räägin. Võib-olla Jumal tahab teile midagi muud öelda, siis pange see kirja ja mõelge, kuidas seda saaks ellu viia. See võib väljenduda ka selles, et me oleme valmis andeks paluma kohe, kui me oleme milleski mööda pannud, mitte ajama oma õigust taga. Või siis olla julged võtma vastu uusi väljakutsuid, proovime uusi asju. Või ka lihtsalt siis meie iseloomus, et me näeme, kuidas me oleme püsivad, järele jätmatud, ustavad, lahked, rõõmsad, rahul, kannatlikud. Ja samas tulisus ei pruugi olla ka alati ainult siis hea, et sellega võib ka nagu üle panna. Et see võib olla isekas innukus ja see võib siis lõhkuda ka mingit koostööd, kui keegi on mingis tiimis väga innukas ja paneb täie rauaga läbi, siis see tegelikult võib hoopis lõhkuda teisi seda ühist eesmärki. See võib olla ka nii, et elu läheb tasakaalust välja. Kui keegi saab suure kutse Jumalalt ja ta hakkab täiega panema, siis ta unustab oma pere ära, tüüpiline, ja siis läheb seal midagi lõhki või tasakaalust välja. Et minul on ka seda, ma olen koguduses ju aastate jooksul olnud kaasas erinevate asjadega ja alati on see teatav selline pinge olnud, et see peab olema nagu selline pereühine äratundmine, kuidas olla kaasas. Ja kui mees kantslis jutlustab, siis see tähendab ka midagi naise jaoks. See tähendab millestki loobumist, see tähendab, et minul on kohustus õhtul köök korda teha, et see köök jääb ikkagi korda tegemata, kui ma seda jutlust veel seal viimasel hetkel valmistan ja nii edasi. Et see on alati koos tegemine ja minul on tegelikult mulle meeldiks olla kaasas alfas, mulle meeldiks teha veel mingeid, ma olen siin erinevaid asju korraldanud, aga sageli need asjad on just õhtuti nädala sees ja kuna ma juba 2 õhtul nädalas teen oma tööd, siis ma natuke olengi kuidagi käed seotud, et ma praegu ei saa nii palju teenida kaasa koguduses, kui võib-olla tegelikult tahaks. Aga ma arvan, et see on okei, et parem olla pere jaoks olemas ja las need siis vaimuliku teenimise asjad natuke ootavad või las keegi teine teeb neid, kui siis see, et läheb pere arvelt midagi liiga palju. Et siin on ka vaja tasakaalu hoida. Mõnikord innukus võib olla ka lihtsalt selline inimlik reaktsioon, üle pandud reaktsioon, mis ei too kaasa ka tarku otsuseid. Võib-olla liigsed riskid või rumalad otsused. Nii et jah, innukus üksi pole ainuke asi, mida taga ajada, aga ma usun, et te leiate üles selle, mida Jumal just teile praegu tahab öelda. Ja lõppu veel viimane selline mõte, et kui Jumala käsk meile, siis Pauluse läbi on see, et teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Ja me märkame ikkagi, et see meie elus ei ole praegu nii, et siis kes on selles süüdi? Lastega mul tihti tekib see olukord, et üks teeb siis teisele midagi ja siis tuleb teda korrale kutsuda ja siis vastuseks tuleb, et miks sa kogu aeg mind süüdistad? Et siis ma püüan selgitada, et see, kui sa oled süüdi, see ei ole alati nagu halb. Et kui sa oled süüdi, siis sa saad selle vastutuse omaks võtta ja kui sa saad selle omaks võtta, siis sa näed, et sa saad midagi muuta ja teha teinekord paremini. Et nii kaua, kuni me üritame oma süüd kergendada või kuidagi kõrvale põigelda või musta valgeks rääkida, et tegelikult ikka päris ei olnud ja tegelikult niimoodi ma ei teinud ja niimoodi ma üldse ei tahtnudki ja oleme nagu enda õigust täis, nii kaua me midagi ei saa ka hakata muutuma. Nii et kui sind on miski täna kõnetanud ja sa näed, et asjad ei ole päris nii, nagu nad võiksid olla, siis ütle, et mina olen süüdi, mina vastutan. Ma võtan vastutuse selle eest, ma ei saa öelda, et keegi teine, mingi muu asi on selles süüdi, vaid ma ise võtan vastutuse selle eest ja sellest algab kõik.
et küsi, et Jumal, mis ma pean tegema, et olla jälle vaimult tuline ja innukas, tüdimatult innukas, niimoodi, et kõige rohkem kõnetaksid meid need asjad, mis on seotud Jumalaga. See isiklik osadus Jumalaga, koguduse osadus, tema ihu ülesehitamine ja kõik see, mis Jumal meile tahab anda, nii üksinda kui kõik koos olles. Amen. Tõuseme ja paletame. Jumal, me täname sind selle tänase nelipüha eest ja me usume, et see on hetk, kus sa tahad meile anda seda innukust ja seda tulisust. Ja ma tänan kõigi nende inimeste eest, kes on juba siin ees käinud ja seda sirutust sinu poole teinud, et sina võiksid anda ja valada välja värskelt oma vaimu. Ja me palume, et nüüd võiks justkui mingi liha luudele kasvada veel selle teemaga, et see kõik, mida me oleme sinu käest küsinud, et see saaks kuidagi vastatud meie päris elus ja me näeksime, et see innukus ei ole lihtsalt mingi pisarülistus loo ajal, mis voolab või mingisugune emotsionaalne väike kogemus, vaid see on tõesti midagi sügavat, mis haarab kaasa meie tahte, mis paneb meid tegutsema, mis paneb meie igatsused õiges suunas liikuma, nii et hobid on toredad ja meelelahutus on tore, aga see, mida sina saad anda, mis tuleb otse sinult, see on midagi palju enamat ja midagi palju väärtuslikumat, mida me kogu hingega igatseme ja millest me ei ole nõus loobuma. Ma palun, et kui keegi tunneb, et on olnud selline leiguse periood, et siis see ei ole mingi uus reaalsus, millega peab leppima, vaid sa saad näidata nende sammude haaval, väikeste sammude haaval, kuidas minna siit edasi ja kuidas tulla tagasi selle juurde, et me näeme, kuidas sa oled meid õigesse kohta pannud, me saame teenida kaasa, me saame üles ehitada teisi, üles ehitada kogudust ja me näeme, kuidas me oleme õiges kohas sinu poolt õnnistatud ja kantud. Jeesuse nimel. Amen.